Milliseid valmistusi olete teinud? Millised me tegime? Ma panin päikseprillid pähe. Ma panin päästevesti selga. Aga see tuleb välja, et see kannatab 100 kilosega, ma olen põhke. Kuidas kavatsete täna sooja hoida? Hästi kiiresti sõuda. Aerutada, nii kiiresti vähe saab. Teeme maailma rekordi. Vaata, ma lükkan sisse teid. Me juba arvutasime välja, et mõni kurv on liiga järsk, et me oleme külg ees, et me oleme seal läheb ohtlikuks natuke. Tagasi hoidma ennast. Meil on jah, kiirus on nagu liiga kiire. Metsik. Juhitas on probleem võib-olla kohata. See võib nagu perse võib hüvama hakata. Tagasi jälle edu vaata, see on raske. Esisild ei vea väga kiiresti. Kuidas te tänaseks päevaks olete valmistunud? Tänaseks päevaks on nii palju valmistunud, eile olin 5 minutit kanuus ja soojad pani riidesse ja ohtralt on võetud kaasa erinevate jõukommi ja värki. Väga hästi on valmistutud. Kavatsete ikka lõpetada? 5. kord läheb, kunagi pole pooleli jätta kindlasti lõpuni. Kuidas ilma kommenteerite? Väga hea ilm, higil ei lähe täna. Nii, Andre hommikul magas sisse ja siis ta pakkus liiga kaua asju. Aga ma pakkusin väga hästi, pooleliselt maha. Ma avastasin, et ma olen Mõriega ühes paalis. Toibul šokist. Ta on hullud, aerutab. Meil on tiimvärk. Tiimvärk on väga hea. Aerud, tüür. Ja meil on supermeeskonnakaaslane härra Herbert. Jah, pluss meil on ka Mari-Liis, kes meie eest istub soojas toas kuskil.
Võrumaa, tulen Tartust ja plaanis on läbi sõita 100 kilomeetrit siin. Mina olen Lauri, ma ei tea veel, mis saama hakkab, eks näeb. Kommenteerige natuke enda kostüümi, et miks just selline valik? Noh, õigele grusiinile kohaselt tuleb ikka grusiinimüts pähe panna ja nagu pidulik sündmus, ikka lips ees. Mitmendat aastat osaned? Mina olen esimest. Kolmas. Teist aastat. Kolmas. Kuidas ilma kommenteerite? Ilm on suurepärane. Varsti tuleb päike ja ilus on. Tša-tša ja. Tša-tša ja. Järjest ilusamaks läheb ilm. Läheb. Kuidas kavatsete sooja hoida? Tša-tša. 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 Ja kõigile teistele võistlejatele Kavartšova. Seda kindlasti ei pea osavõtjatele meelde tuletama ja Küsimuse veel, et kas kavatsete lõpetada käike? Loomulikult. Esikümnes. Kindlasti. Kuidas tänaseks päevaks treeninud olete? Tša-tša. Aktiivne tša-tša iga päev. Hommikul või õhtul. Selge. Aitäh teile. Ära see seda unusta. Panen põlled peale. Tere! Tutvusta siis ennast kõigepealt. Tere! Mina olen kadett Valdo Helvin kõrgemast sõjakoolist. Ja koos minuga on siin üle 30 kadeti. Tulime lihtsalt ennast proovile panema ja seltskonna vaimu ennast näitama. Kuidas tänaseks päevaks valmistunud olete? No vaim on kindlasti valmis ja circa pooltel vähemalt on ka kogemus olemas siit. Anname endast parima. Kuidas sooja kavatsete hoida? Kindlasti mitte alkoholiga, eks ikka ennast liigutades. Eile sai vett ka katsutud üleni, nii et sisse ei taha käia. Tahtsingi küsida, et kas plaanis on ujuma ka minna? Kindlasti mitte. Olete nii kindlad endast? No, kunagi ei saa milleski kindel olla, aga teeme kõik selle jaoks, et me ümber ei käiks. 4 minutit stardina aega. Kusagil 3 kraadi ringis, nii pea kui jää on kolmas stardipauk on enam kui 220 vaatkonda. Leedukad on juba kurvis ja need on juba peal. Need on juba kurvis. Sihutavad, nad võidavad nii.
Palju teil veel sõita on jäänud? Kirjas oli, et 59 kilomeetrit. Arvate, et peate vastu? Arvestades, et 6 korda on pidanud vastu, siis tuleb seekord ka pidada, et ma sõidan see aasta kõige lühema süstoga, millega siin üldse on starditud ja see on 2 meetrit pikk. Tiit Toots, olen Rõuge Sniperite draftimeeskonna liige. Mitmekesi te täna võistlete? On 8 ja taustajõududes on 2 inimest. Miks otsustasite just kummipaadiga sõita? Ma arvan sellepärast, et enamusel meie meeskonnaliikmetel on kogemus olemas raftiga Võõnda maratoni osa võtta. Minule küll on esimene kord, et ma ei tea, mis mind veel ees ootab, et siiamaani on küll olnud selline. Kord oli vaikselt vett, seal oli suhteliselt igav ja tuim nagu nühkimine, aga lõpupool läks juba põnevaks, kui tuli nagu kiiremat vett ka. Oma meeskonnakaaslastega saate ikka hästi läbi? No, siiamaani veel oleme hästi läbi saanud, aga eks see lõpp tuleb selline suhteliselt psühholoogilist raske, aga ma arvan, et me oleme omavahel hokit mängida, tunneme üksteist, et selles mõttes loodame, et suuri naginaid ei tule. Aga selle eest, et õhtu on veel ees, kas on võimalik? No, kõik võib võimalik olla, sellepärast, et üle poole maad on veel minna. Mis ajaga arvate, et lõpetate? Eelmine aasta nad vist lõpetasid 15 tunniga, et loodame, et sellest natukene kiiremini, sellest, et praegune graafik näitab, et eelmise aasta nagu ajast oleme ees. Mida te olete teinud selleks, et täna siin häid tulemusi saavutada? Eile õhtul näiteks ei olnud õlut, et läksime vara magama, aga mingit spetstrenni ei ole teinud, nagu ma ütlesin, et üle poole paatkonnast on hokit mänginud Rõuge Sniperitest ja eks nagu ma arvan, igal ühel on väike sporditaust taga. Aga ega me võidu peale ei lähegi, et näiteks praegu läks üks paatkond mööda, meie sööme rahulikult suppi ja ega ongi, põhiline on fun ja tervelt finišisse jõuda. Seepärast, et kohti loetakse finišis, mitte supipunktis.